Tükk aega võtsin hoogu. Tellisin siis lõpuks ühe aparaadi ära, mis peaks olema võimeline nii-öelda maanduskontuuri takistust mõõtma. Need on erinevaid. Antud mudel on siis selline, mida ei pea panema maanduse vahele, vaid see nii-öelda mõõdab ümbert. Loll asi on see, et ta mingiste mõttetute AA patareidega töötab, et ta võiks akuga olla või midagi iganes, aga see selleks. See, et ta midagi teeb. Korra oli siin jama, et patareid olid tühjad. Siis oli probleeme. Tal on testkontuur ka kaasas. Selline 5,1 oomine. Sellega peaks saama siis testida, et asi on elus. Leidis 5,1 oomi. Nii, milleks mul see idee oli? Idee oli peale majatakistuse mõõtmise ka nii-öelda mastitakistuse mõõtmise. Mina nagu mäletasin, et ma panin seda metalli siia kõvasti maasse. Aga kui ma nüüd selle lahti kaevasin, siis ma avastasin ainult siit ühe ja see isegi ei ole mitte varras, vaid ma olen siia mingisuguse mingi L-profiili peksnud maasse. Ja näha, et siit tuleb nii-öelda külge siis selle kingade ja värkidega. See näeb nii ilge kuradi rostetanud välja, et ma ei julge seda näppida. See tükk on mul siin lisaks pandud, et saaks pikendada seda. Aga miks ma pikendan, on siin. Mingi teooria ütleb, et see maanduskontuuri takistus peaks olema kuskil 10 oomi kandis. Et mida väiksem, seda parem nagu ikka, sest elekter ju. Mitte elekter, siis antud isegi vaid äike. See tahab liikuda võimalikult otse ja tahaks ikkagi, oleks tore, kui ta siin nii-öelda maasse läheks siin, mitte ta ei lähe kuskil aktiivseadmetes maasse. Ehk siis mõõdame siit ümber selle. Praegu näitab mulle mingisugune 26 oomi. See suvi on olnud natuke jama. See on olnud sisuliselt kuiv kõik. Et ma arvan, et see maa on suht kuiv praegu. Ühesõnaga, mis katse ma siis teen? Et ma panen neid vaiasi natuke juurde. Asendama ma seda ei hakka. Selle nii-öelda klambriga pikendan siis nii-öelda olemasoleva juhtme küljest. Iseasi muidugi see, et eks ta on siin natuke möksine ja võib-olla see ühendus ei ole kõige parem, aga võib-olla tuleb siis natuke teda raputada. Aga ideeliselt 1,5 meetrised vaiad. 2 meetrist ma ei julgenud siia panna, sest ma ei tea, siin kivid on all, võidelda nendega pärast nende kividega on ka jama, et 1,5 meetrit suudab ikka maasse peksta. Teise veel siis 2 meetrise vahega. Vaatame, mis siis pärast see 2 vaia lisamine siis nagu tulemus annab. Aga jah, need peaksid olema ühe joone peal need vaiad. Aga vaatame, mis siis saama hakkab. Nende vahel on siis 25 ruutmillimeetrine haljas vask. Vaiad ise ei ole vask, vaid on mingisugune vasetatud teras. Oleks ta nüüd vasklatt, siis võib-olla keegi tahaks selle vaikselt ära süüa. Aga jah, see on mingi terasvai nagu näed, roostus ka. Et jah, proovime siis panna paremaks. Aga jah, ise ma nagu mäletasin, et ma panin neid vaiasi siia rohkem. Aga kui ma siit kaevasin, siis ma ei saanud küll aru, et siit oleks midagi edasi läinud.
ma ei tea, võib-olla ma siis kaevasin selle vao pikema, aga ma ei pannud sinna midagi sisse. Noh, sellest on muidugi mingi 20 aastat möödas ka, et suht keeruline on siin öelda, et kui hästi seda asja mäletada või mitte. Vaatame, paneme pikemaks.